tere! Täna siis 6. osa unemaailmast. Eelmises osas ma siis alguses rääkisin oma ebamugavusest videote tegemisel, nähtav olemisel ja ikka tunduvalt paremaks läks mu enesetunne. See oli minu enda jaoks. Ma olin seda juba ammu tahtnud niimoodi täiesti avalikult välja öelda, et ma tunnen ebamugavust. Praegu ma ei tunne üldse nii palju seda ebamugavust, sest nüüd juba on see välja öeldud ju, et enam ma ei suru alla seda tunnet. Alateadvusel ei ole enam kaitsebarjääri, kuhu taha pugeda. Kõik sai eelmine kord välja öeldud. See hirm, super äge, et ma julgesin seda ja mul läks ikka tunduvalt kergemaks. Praegune tunne mul on pigem see, et kuna see on minu jaoks nii mahukas teema, see seoste loomise võime ja oskus ja see on minu sees siis selline alateadlik oskus, sest äh, ma näen ka siis ridade vahele, et ma ei näe ainult pinnapealseid asju, vaid ma näen siis kõik, mis jääb kuskile peitu alla ka. Ja need asjad just see, mis jääb sinna peitu alla, siis mul on väga raske neid ka väljendada. Ka seda seoste loomise oskuse tõlgendust, siis mul on olnud siiamaani väga raske üldse sõnadesse panna. väga huvitav on ju. aga postitus tuli ju tegelikult pikk ja äge ja seal on nagu väga palju minu mõtteid sees. ma mõtlesingi nüüd peale eelmist videot, et äkki ma ikkagi peaks rohkem, näed, hääl läheb ära. äkki ma peaks ikkagi rohkem kirjutama kui rääkima. aga no rääkimine on vajalik just, et see nähtavuse hirm ületada. Kusjuures pole kunagi tahtnud nähtav olla ja ma ei taha praegu ka, aga mulle väga-väga meeldib inimeste sügavustega siis tegeleda ja mulle meeldib kõigepealt iseenda sügavustega tegeleda ja siis kellega ma kokku puutun, siis nende sügavused on ka minu jaoks väga põnevad. Ja tihti olen ka viimasel ajal, tegelikult on varasemalt ka olnud, aga mul ei ole seda seost olnud. aga nüüd mul on seos olemas, et tihti inimesed ei suuda minuga ka suhelda väga pikalt edasi, sellepärast et tulevadki need alateadvuse siis plokid esile, kui inimene ei ole valmis iseenda sügavustesse minema, aga mina käin seal väga loomulikult, siis minu suhtlemine sinuga viib automaatselt sind sinu enda sügavustesse ja siis on väga paljudel minuga raske pikalt suhelda, sest ta ei, ta ei ole harjunud iseenda sügavustes käima. kas ma nüüd selle piisavalt selgelt sain või keerutan siin jälle? jah, need on need alateadvuse plokid just, et kui ma kardan, siis ma ei taha sellest rääkida, on ju. aga need on ju minu enda hirmud, on ju. ma näen kuskile pinna alla. ise ma seda ei ole jah, tõesti osanud väga hästi selgitada ja seletada ja iseenda jaoks ka lahti.
need on kuidagi nii alateadlikud asjad minu jaoks. aga just nüüd, kui ma siis ennast väljendan, siin õpin ennast väljendama, on ju, et siis tuleb ka see lahtiseletamise oskus. nii, seoste loomine ja uni. siin videos mul on ainult üks selline üleskutse teile. minu jaoks on mega huvitav unenäo ja inimese elu vahel siis seoseid leida. ja ma olen siis iseenda jaoks loonud sellise abilise tööriista, mille abil ma ise leian oma unede ja siis päriselu vahel veel paremini seoseid. ja ma kutsun nüüd teid ka siis, kes tahab oma unedest paremini aru saada ja neid seoseid leida oma eluga. et minu kodulehel, avalehel, kui sa kerid avalehe alla, siis seal on kaks sellist lahkrit, üks pool on siis, et küsi unenäo peegeldust. noh, seal all on kolm küsimust, ma tõenäoliselt pean lisama ka neljanda, sest ma just sain teada, tegelikult ma teadsin seda kuidagi varem ka, aga nüüd ma sain nagu kinnitust sellele, et see tunne, need mõtted, millega meie oma unenägudesse läheme, et enne und, mida me mõtleme ja tunneme, need kujundavad meie uned. et me lähme siis nendesse kohtadesse, mida me mõtleme. et see küsimus ka sinna saada, et mis sa siis õhtul tundsid või mõtlesid, enne kui sa unne jäid. ja et pane mulle sinna oma unenägu, siis oma emotsioon või oma tunne või oma mõtted, mis sul õhtul olid ja mis sul hommikul peale seda ärkamist olid. ja siis oma elust ka, mis sul sellel ajal oli nagu kõige aktuaalsem või jah, mis sul sellel eluhetkel siis oli, jah, probleemiks. mul on seal põhjalikumalt kirjas ka need küsimused ja ma proovin, vaatan, äkki ma saan oma tööriista täiendada ja äkki saate teie minu tagasipeegeldustest siis või minu seoste loomise sellest oskusest kasu, ma saan iseennast arendada ja saate endale rohkem mõtteid. aga tänaseks kõik, teeme lühidalt. mulle nii meeldib, kui ma suudan midagi väga lühidalt ära teha. see on väga keeruline minu jaoks. tahaks ikka pikalt ja põhjalikult ja ma ei tea. aga järgmisel nädalal on hingede teema. selle ma olen juba ette salvestanud, ma pean vaatamagi, kuidas see on tulnud, äkki ma teen ta ümber. aga see on ka mulle väga südamelähedane teema. aga tänaseks olge mõnusad, kõike head teile, nägemist.